Tõenäoliselt olid kõige populaarsemad kogumisobjektid 1970. ja 80. aastatel Polumeris toodetud karvased mänguasjad. Ja Polumeri enda töötajad ütlesid nende kohta samblaloomad. Ilmselt sellepärast, et nende pealispind oli tõepoolest selline samblataoline. Aga kõige popim nendest loomadest oli kindlasti Miša, kes toodeti 1980. aastate olümpiamängude jaoks. Ja Miška nägi välja selline, nii et kes praegu vaatab videot, see näeb, et võib-olla on ka temal kapi peal selline Miška olemas olnud. Miška oli kindlasti väga popp, aga igal inimesel on selline oma loom. Nii et kui mina vaatan Mänguasja muuseumi riiulitesse, siis mina näen hoopis ühte väikest, ilusat jänest ja minu jaoks on ta sellepärast hästi armas, et mul oli täpselt sama värvi jänes ja tema kõrvad ma lutsutasin täiesti ära.